Lugupeetavad kuulajad, minu nimi on Taavi Kiisk, õpin Maaülikoolis ökonoomikat ja ettevõtlust 3. kursusel ning ühtlasi olen tõepoolest tegev ka Eesti Maaülikooli üliõpilase esinduses. Käesolevas esitluses tutvustan ma natuke oma visiooni maaelu ja ühistegevuse tulevikust. Esitluses käsitlen ma täpsemalt järgnevaid teemasid, alustades eestlasest endast ning lõpetades tulevikuplaaniga. Miks ma tõin siia välja sellise kena rukkilille pildi, siis selle põhjuseks on ühe sõnaga maaelu, täpsemalt selle olulisus. Paratamatult leiame me kõik selle pildi oleva üsnagi esteetilise. Me sooviks, et see säiliks, aga selle säilimiseks tuleks nii mõndagi ära teha. Nõnda. Siin on välja toodud üks kena tsitaat Jakob Hurda poolt. Eestlased on tõepoolest üsnagi sitke rahvas, on alati olnud. Oleme me üle elanud ka 700-aastase orjapõlve, mis on tõepoolest teatavaks testamendiks eestlasele kui väärtrahvale. Ja, aga arenev maailm, kuidas peaks eestlane paiknema seal. Maailm ja tehnoloogia areng toovad kaasa selle, et näiliselt inimesed muutuvad üha lähedasemaks. Me võime suhelda väga vabalt oma sugulastega või täiesti võõraste inimestega teistes maailma otstes. Aga sellest hoolimata näiline distants inimeste vahel hoopis kasvab, kuna me ei näe teineteist näost näkku ning ei suuda luua emotsionaalset sidet. Selles mõttes on ühistegevus kui mõneti vastuvoolu ujumine. See on sellepärast mulle eriti sümpaatne kontseptsioon. See peaks muutma inimesi lähedasemaks, hoolivamaks. Nii. Ning peamiseks küsimuseks siinkohal on see, mida eestlane ise soovib. Tegelikult meie, kui siin olijate arvamuse järgi võiks järeldada, et Eesti peaks olema väga ühistegelik maa, aga kahjuks see pole täiesti kooskõlas reaalsusega. Ja, aga sellel peatun ma siis järgnevate loetud slaidide jooksul. Miks oleme välja toonud spetsiifiliselt tootmisühistud? Selle põhjuseks on minu arvamus, et tootmisühistu koos turustusühistutega on maaelu säilimiseks äärmiselt oluline, kuna see võimaldab väiketootjatel koostööd teha, seega säilitada teatav sissetulekute tase ning elada rahus hästi. Ning kuidas täpsemalt seda saavutada, rakendada tootmisühistute põhimõtteid. Taaskord on võtmesõnaks koostöö. Ma tooks eraldi välja just tehnilise efektiivsuse suurendamise, kuna kõige primaarsemaks koostöövormiks võiks olla just näiteks tootmistehnika jagamine. Kui on mingi väiketootja, kellel on näiteks oma 9 paari hektarilist põldu, aga mõni asub neist peamistest põllumassiividest mingi 10 kilomeetri kaugusel, siis ei ole tema jaoks kõige efektiivsem sõita oma traktoriga sinna, vaid ehk teha just koostööd selle talumehega, kelle traktor ja need maad asuvad seal kandis. Ühtlasi võimaldab ühistutesse koondumine lihtsamalt kapitali kaasata, kuna isegi pankadel on sel juhul suurem motivatsioon anda laenu, kuna riskid on nende jaoks väiksemad. Koondumine ühistutesse võimaldab saavutada ka mastaabisäästu, mis on üks peamisteks põhjusteks, miks on praegusel hetkel Eesti põllumajanduses tekkinud niivõrd mastaapsed
tihti ka väliskapitalile kuuluvad suurettevõtted. Ning kui välja tuua veel natuke turundusühistute aspekte, siis on oluline nende puhul, et koondumisega saavutavad väike- ja mikroettevõtted märkimisväärse turujõu, mis võimaldab neil konkureerida näiteks teiste suurettevõtetega jaekaubanduskettide hangetel. Siis idee poolest võiks Eesti edasi minna jagatud tootmisvõimsuse printsiibiga. Selle all pean ma silmas seda, et suurettevõtted tagaksid osa vajatavast tootmisvõimsusest, eriti toidu tootmise seisukohalt ja just nende primaarsektori toodetega. Selle arvamuse teatavaks kinnituseks või põhjenduseks on asjaolu, et enne sõjaaegsel ajal oligi Eesti ühistute poolt pakutav toidutoodangu kogus põhimõtteliselt pool riigis tarvitatavast. Tootmisühistu kasuks räägib veel omakorda asjaolu, et nagu eelnevalt mainitud, on kasumi ning kasu jaotumine nende liikmete vahel ning üldiselt ühiskonnas õiglasem. Taas kord natuke veel tootmisühistust. Tootmisühistu ei ole kui ainult majanduslik instants. See on teataval määral ka kui turvavõrk, mis peaks tagama liikmetele teatava heaolu määra. See võimaldab jaotada kasu ning kasumit võrdsemalt, õiglasemalt ning võimaldab hoolitseda ka tema liikmete eest. Ning heites pilgu minevikku tuleb taas välja asjaolu, et Eestis on ühistegevus olnud väga kõrgel tasemel, siiski kahjuks on okupatsiooniaastad seda traditsiooni vägagi rikkunud. Seda võiks parandada, aga sellest räägime natuke hiljem. Nii kurioosne, kui see ka ei paista, võib üheks eeskujuks olla Euroopa Liit, peamiselt tema subsidiaarsuse ning proportsionaalsuse põhimõtted. Need oleks kui ideaalsed põhimõtted riigi sekkumisel kohaliku omavalitsuse töösse ning kohalikule tasandile. See võimaldab teha kvaliteetsemaid otsuseid, kuna kohalikud elanikud, kohalikud ettevõtted, kohalikud ametnikud isegi on kohalike oludega paratamatult paremini kursis kui Toompeal pesitsevad ametnikud. Niisiis, nendele põhimõtetele võiks ka rajaneda Eesti riikluse tulevik, et teostada teatav side riigi ning kohalike omavalitsuste vahel, ilma et riik liigselt ahistaks kohalikku omavalitsust ning sellega põhjustaks heaolu vähenemist. Euroopa Liidu juurde tagasi tulles võiks korra mainida seda, et Euroopa Liidus on umbes seal Brüsselis 35 000 ametnikku 500 miljoni elaniku kohta. See Euroopa Liit võib tunduda üsnagi bürokraatlikuna, aga seda arvu arvestades ei ole olukord üldse nii halb. Mida võiks täpsemalt Euroopa Liidult eeskujuks võtta? Tuleks viia otsustamine madalamale tasemele, säilitamaks võimalikult kvaliteetseid otsuseid ning teostada paremini kohalikul omavalitsusel võimu ning et kohalikud inimesed tunneksid end selle võrra paremini. Samuti võiks üle võtta ka Lääne-Euroopas peamiselt levinud peretalumudeli, mis tähendab seda, et tootmises, toidutööstuses peamiselt ei oleks valdavad suurettevõtted, vaid oleks väga suur osa tegelikult ka väike- ja mikroettevõtetel,
aga ka keskmise suurusega ettevõtetel. Nüüd üsnagi märkamatult oleme me jõudnud eetiliste küsimuste juurde. Kuna minu esitluse üheks peamiseks teemaks on ka maaelu kui sellise tulevik, mitte vaid ühistegevus, tuleb arvestada ka seda, et maal elab üha vähem inimesi. Nagu näha, elab linnas siiski valdav elamus, umbes 63%. Sellest tuleneb inimeste sideme kadumine maaga. Eestlaste puhul on see eriti kurioosne, kuna traditsiooniliselt on eestlastel olnud äärmiselt tugev side maaga. See kajastub mõningal määral meie väga animistlikes veendumustes, uskumustes, ebausus. Eks tänapäeval ka, kui Kristus ei paku midagi, ei soovi ka olla eriti Jumala põlglik, siis võib otsida lohutust kas või mingist puust metsas väeloomast või kuskilt iidsest hiiest. Siin kerkib üles taaskord eetika ja moraali küsimus. Me kõik teame, kogu ühiskond paratamatult teab, et maaelu on oluline, aga me ei käitu vastavalt. Kodumaise toodangu eelistamine on tervitatav printsiip, kuid siiski seda võiks teha rohkem. Mõneti on siin küsimus ka selles, et Eesti tarbija ei ole ilmtingimata niivõrd ostujõuline kui lõuna pool, põhjas või läänes asuvad tarbijad. Ning eelnevast tulenevalt on oluline ka asjaolu, et inimesed on kaotamas sidet tootjaga, mida võimaldaks parandada taaskord turustusühistute loomine, et inimestel tekiks eeskujutus, kust toit nende lauale tuleb. Natuke lähemalt probleemile lähenedes taandub kõik 3 märksõnale: hind, kasum ja kasu. Hind on peamiselt tarbijapoolne, aga see on tõepoolest oluline faktor, mille põhjal teeb tema oma otsused ning mille põhjal ta hindab ka oma saadavat kasu. Tootja poole pealt, turustaja poole pealt on olulised kasum ja kasu, mille võrdseks jaotumiseks on tarvilik ühistute rajamine või vähemalt nende rajamise soosimine. Ning on küsimus just, et kas võitjaks jääb lõpuks siis tootja või tarbija. Suurettevõtete puhul kipub olema nii, et võitjaks saab ikka tootja. Tema saab oma kasu, kasum koondub väikse koguse ettevõtjate kätte, tarbija saab ka paratamatult oma kasu, aga samas on see hind, mis temalt võeti, võrreldes selle kasuga, mida ettevõtja sai, eetiline, võrdne. Nõnda, nagu Jaan Leetsaar eelnevalt mainis, hakkab probleemiks kujunema väga suur rahavõim, et peetakse silmas ainult seda, mitte laiemat kasu, mitte teiste heaolu. Maaelu olulisusest ning selle teatavast vastuolust inimeste käitumisega ma juba natuke rääkisin ning ehkki tõepoolest see jätab inimesi tihti ükskõikseks, on see siiski oluline, inimesed tajuvad seda, aga nüüd tuleb teha midagi, et seda muuta, et nad tõepoolest tegutseksid vastavalt oma veendumustele. Selle jaoks oleks tarvilik just näiteks enam ühistuid propageerida, sest ausalt öeldes esmapilgul ühistustele mõeldes ei tulegi nii palju nende nimesid pähe. Inimestel oleks see kogu ühistuline tegevus palju sümpaatsem, kui infot nendeni enam jõuaks. Miks selline ilus nisupõld? Selle põhjuseks on asjaolu, et
paratamatult inimesed seda hindavad ning soovivad, et see säiliks ka tulevikus. Seega tuleb selle säilitamiseks midagi ära teha. Paslik on siinkohal küsida, kuidas võiks maaelu ning ühistegevus Eestis edasi kulgeda. Siin teemal käsitlema peamiselt, mida arvates tähendab areng ning pakun välja ka mõned lahendused, kuidas olukorda parandada. Siis areng väljenduks peamiselt kahes suuremas aspektis, milleks on heaolu suurenemine ja jätkusuutlikkus. Heaolu suurenemisele saab läheneda 4 peamise alateema kaudu, milleks on majandus, ühiskonna sidusus, kultuur, innovatsioon. Need kõik teemad on olulised eraldi võttes, aga peamiselt kultuuri alt tooks ma veel välja, et eestluse kui sellise ning Eesti maaelu säilimiseks on oluline rahvuskultuur, selle edendamine, selle säilitamine ning jätkusuutlikkuse osa, iseseisvus ning koostöö. Koostöö alt tooks ma välja just ühistud, aga seda ma tutvustan ka üsnagi pea just praegu. Nagu eelnevalt mainitud, oleks tarvilik viia otsustamine madalamale tasemele. See võimaldab tõsta otsuste kvaliteeti, see annaks omavalitsustele suurema vabaduse, taaskord paralleel Euroopa Liiduga. Riik annab mingi suuna kätte, nii kohalik omavalitsus valiks tee, kuidas sinna sihtpunkti saabuda. Ning olulisel kohal on ka vabatahtlik tegevus, ühistud, kommuunid, seltsid, külade, valdade, väikeasulate kaupa. Ning ilmselgelt on oluline maa elulaadi kui sellise, kui mitte vaid väga laialt maaelu säilitamine. Selle tarvis oleks vaja maaelu enam propageerida. Siinkohal on väga heaks algatuseks näiteks Postimehe maaelu edendaja eriväljaanne, mis tutvustab inimestele seda, mis maal ka tegelikult toimub ning kust nende toit tuleb. Siis, et veel saavutada teatavat kaitstuse taset maaelu puhul, võiks pakkuda tinglikke motivatsioonipakette. See tähendab seda, et nendele inimestele, kes maale kolivad, võiks pakkuda teatavaid eeliseid kõige laiemas mõttes. Muidugi võiks lihtsustada maa soetamist eraomanikele, et see ei liiguks liigselt väliste ettevõtete ja ettevõtjate kätte ning soosima peaks mikro- ja väikeettevõtlust, kuna need on peamised alad, ettevõtted, asutused, kus toimub innovatsioon. Üldiselt oleks tarvilik suurendada sidusust, parandada transporti, selle võimalusi, selle tarbeks võiks riik panna peamiselt mingid sihid paika, suuremad sõlmpunktid nii kohalikele omavalitsustele, jääks välja selgitada väiksemad sõlmed, kuhu transporti korraldada. Ning rahvusluse edendamise alt tooks ma eraldi välja just laiapõhjalise riigikaitse. See sisaldab mitte ainult otseselt sõjalist aspekti, vaid ka ühiskonna sidusust, turvalisust, koostööd kui sellist. Nõndaks oleme jõudnud viimaks ühistegevuse kõige mahukama punkti juurde ning oluline aspekt, miks see on Eesti maaelule ning Eesti tulevikule üldisemalt oluline, on asjaolu, et see edendab koostööd. See sunnib inimesed koostööd tegema, mis on loomariigis teatavasti tuntav asjaolu, et karjas saadakse hoopis paremini hakkama kui üksi. See annab inimesele võimaliku kuuluvustunde, et inimene ei tunneks end mittevajalikuna selles näiliselt lähenevas, kuid üksteisele kaugenevas ühiskonnas. Ning samuti
ühistuline tegevus võimaldab pakkuda ka liikmetele, aga ka laiemalt ühiskonna liikmetele kui sellistele sotsiaalset turvavõrku, garantiisid. Ning kasumi õiglasem jaotumine, kasu õiglasem jaotumine ning üldine õiglustunde kasv on olulised asjaolud, mis peaksid arendama Eesti tulevikku. Innovatsioonist ma natuke rääkisin ning selle tarvis oleks tarvilik edendada just peamiselt väikeettevõtteid ja mikroettevõtteid. Riigireformil ma väga palju ei peatuks, aga oluline on just otsustamise viimine madalamale tasemele ning ühistegevuse propageerimine. Sellega tuleks teataval määral tasalülitada viimased 20+ aastat Eesti põllumajanduse ning ühiskonna arengust, aga see on ilmselt üks asjaolu, miks inimesed ei suuda seda nii põhjalikult ette võtta. Olemegi jõudnud põhimõtteliselt viimase sisuslaidi juurde. Miks puud? Sellepärast, et mu vanavanemad ise neil ei lõiganud, ei raiunud, vaid selle tegi nende eest ära naabrimees. Just selline koostöövorm, kus ei oodata kohest rahalist kasu, tundub minu jaoks sümpaatne ning see on oluline ka Eesti jaoks tulevikus. Natuke allikaid, kus ma olen informatsiooni ning inspiratsiooni ammutanud ning mina tänan tähelepanu eest.